tere! Sa vaatad Helendava Ilvese 4 valikuga kaardiladumisvideot. Olen sulle valmis pannud 4 valikut, kust oma sisetunde põhjal vali siis just see, mis sind kõige esmaselt tõmbas. Tänasteks valikuteks on siis ametüst, kivi ja pärli kaelakee. Teise grupi valik on püriit ja rinnaprõss. Kolmas valik on selline lilla sätendav kuldsete ja roosade erinevate helkidega kivike ja üks münt. Ja neljas valik on selline sõrmus ja selline väga ebamaise kujuga moodustis, mis samamoodi helgib rohekalt, kuldselt, lillakalt. Täna on meil selline esmapilgul glamuurne lugemine, mis siit tegelikult välja koorub. Seda saad teada siis, kui hakkame neid asju koos vaatama. Aga lähemegi siis kaardilugemise juurde ja kui sa tahad kuulata ainult enda välja valitud videolõiku, siis video kirjeldusest leiad ajatemplid ja saad kohe hüpata oma lugemise juurde. Aga kui soovid, võid kuulata ka kõiki. Tere esimene grupp. Kui sa valisid selle lilla kivi ja kaelakee, siis see lugemine on sulle. Vaatame siis koos, mis kaardid jutustavad. Mulle esimese asjana hakkab siin silma see kodukaart, et pole teist sellist kohta nagu kodu. Mulle tundub, et sinu jaoks on praegu koduteema hästi tähtis. Sa unistad päris enda mõnusast kodust, mis on täpselt sinu vajadustele vastav. Seda tugevat unistamist ja manifesteerimist on näha siin päris mitmes kaardis. Ja kui sul on kodu olemas, siis sa tegeled selle rohkem enda omaks tuunimisega. Et see oleks täpselt see mõnus pesa, kus sa saad kõikidest oma argi askeldustest ennast turvaliselt välja puhata. Ja ruunikaart, mis sulle tuli, ütleb, mida külvad, seda lõikad. Siin on maine tähendus autasu, viljumine, küpsus, kasvamine ja vaimne tähendus õige tegevus, loodusseadus. Ehk siis jällegi toetab sinu unistusi, ma ütleks, et kui sa tõesti puhta koha pealt ilma teisi kahjustamata soovid antud hetkel siis endale mõnusat kodu, siis see kodu kahtlemata ka tuleb. Seda, et sul kõik hästi läheb, kinnitavad siin ka teised kaardid. Siin tuli välja sulle jah, et kui sul oli mõttes see kodu küsimus, siis vastus on jah. Ja küllus, sinu ellu on saabumas küllus, ole avatud, võtta vastu. Ehk siis jälle ole selleks avatud, et küllus sinuni jõuab. Sa ei pea välja mõtlema täpselt, kuidas see sinu ellu jõuab, aga oluline on olla sellele avatud. Nagu see naisterahvas siin kaardi peal, draakonid toovad talle selle külluse ja tuvid, head uudised. Ta on sellele kõigele avatud ja ole ka sina, siis kindlasti su unistused täituvad.
ja ka siin on küllust toetavad mündikaardid. ja vaatame, mis siin 3. nõuandekaart on: luba olla. lase endale olla see, kes sa oled siin ja praegu. väsinud, nõrk, õnnelik. luba endale olla sina ise. kui me oleme autentsed ja ei pea kandma mingisugust maski kogu aeg, mingil hetkel võib-olla on isegi see mask vajalik, et ennast kaitsta. aga luba endal olla sina ise, kui sa oled vähemalt omaette. mõtle puhtaid mõtteid. ole täpselt selline, nagu sa oled. kui ei viitsi täna juukseid kammida, ära kammi. kui sa just ei pea minema missivalimistele esikohta täna noppima. siin veel on sulle välja tulnud sellised kaardid, mis räägivad mulle, et sinu elus on mingisugune võimukas meesterahvas, võib-olla ta on ülemus, võib-olla pereliige, isa figuur, kellega sul on võib-olla teinekord natuke raske toime tulla. et sa teinekord ei saagi aru, kelle soove sa täidad. et see elu tahab nagu kapata täie kiirusega kuhugi ja sa ei ole kindel, kas sa liigud ikka õiges suunas, aga hoog on väga suur sees. siis katsu tuua fookus jälle enda peale tagasi. et meie ei ole siiski siia ilma tulnud selleks, et kellegi teise elu elada. keskendu endale, mõtle enda soovidele, oma südame unistustele ja usu, et head ajad on võimalikud ja tunneta seda heaolu enda südames. ja siis see heaolu kindlasti saabub ka maisesse maailma, sest miks ta ei peaks. mulle tundub, et sa oled ka see, kes unenägusid näeb ja selliseid, kus sa võid saada vastuseid või mingeid huvitavaid ideid. et võib-olla sa hakkad üles kirjutama oma huvitavaid unenägusid, sest nad kahjuks kipuvad ununema. kuigi, kui on väga oluline ja tähendusrikas unenägu, siis ta ei unune siiski. siis ta on nii võimas, et sa mäletad seda ka aastaid hiljem. selline oli sinu lugemine. mida külvad, seda lõikad. sa oled tugev manifesteerija. küllus tuleb ja luba endale olla see, kes sa oled. et see on see põhiline sõnum ja ela endale, ära ela teistele. tere, teine grupp. kui sa valisid selle Brossi ja kuldse püriidi, siis see on sinu lugemine. hakkame siis koos vaatama, mis kaardid sulle tulid. siin kiirelt pilku peale visates ma märkasin, et on välja tulnud palju veeelemendi kaarte ehk siis emotsioonid on sinu puhul märksõna. ja vahetevahel mulle tundub, et sa oled iseenda
mõtete ohver. sa kipud üle muretsema ja olema ärevuses ja iseenda mõtetega ennast kinni siduma, nagu siin sellel kaardil on näha, et tal on küll väga võimsad ja uhked tiivad, aga ta on ennast mässinud sinna paltesse kinni. Kuigi tal on siinsamas tegelikult mõõk käeulatuses ja ta saaks ennast väga lihtsasti vabaks. Et sellised hirmu poolt tekitatud kollid pimeduses hakkavad sind takistama liikuma. Et teinekord märka seda, et sa ise lood oma mõtetega endale takistusi ja nendest on võimalik üle saada. Sest tegelikult on sinus ka väga palju rõõmu ja külluslikku ja positiivset emotsiooni. Ja sinu sisemine laps on see, kes vajab seda, et sa talle ütled, et kõik on okei, sa oled tema jaoks olemas ja sa ajad need kollid lihtsalt minema. Sul on tulnud siit ka kehakaart, keskendu ja tunneta, mida sinu keha praegu vajab. Vett, puhkust, liikumist, lähedust. Et nagu öeldakse, terves kehas terve vaim. Keha eest tuleb kindlasti hoolitseda ja kuulata, mida ta soovib ja seda talle siis ka pakkuda. Siin on tulnud ka päris mitu kaarti, mis räägivad, et sa oled oma elus mingisuguse uue tee alguses. Siin on narrikaart ja siin on teekonnakaart ja ka siin üleval on merele minemise kaart ehk siis samamoodi liikumine. Et sul on praegu mingisugused uued suunad ette võetud, mis võib-olla panevad sind ka muretsema, aga samas siit alt leiame kaardi, mis kinnitab, et sa oled peateel, sa liigud praegu oma teel, kõik, mis toimub, on väga vajalik, võta vastu. Sa pead need köidikutest, oma mõtte takistavatest mustritest ennast vabastama ja su sõit saab olema sujuv. Siin on ka sauade emand, kes on samamoodi võidukas ja endaga igati rahul. Nii et tegelikult kõik läheb väga hästi. ruunikaart mees, mille tähendus on perekond, sõprus, heatahtlikud teod, üllas eesmärk ja vaimne tähendus ise, ületavus, ühtekuuluvus. Ja mulle tundub, et sa kuuludki kellegiga väga ühte, sest välja tuli ka paar, karikate emand, karikate kuningas. Et sa oled tõenäoliselt ka õnnelikus paari suhtes, kus mees on see, kes ehitab kaitsvat kindlust, et sina saaksid nautida küllust. Jah, et siit sulle põhiline sõnum, et katsu oma ärevusega tegeleda, kuulata, mida su keha vajab ja
pakkuda enda sisemisele lapsele seda turvalist lapsevanemat, kes sa pead iseendale olema, et saaksid peateel edasi liikuda. tere, 3. grupp. Kui sina valisid mündi ja selle lillaka läikiva kivikese, siis see lugemine on sulle. Vaatame siis, mis kaardid täna tahtsid sulle tulla. Siin on üks väga huvitav punamütsikese kaart ja sõnum lapselt. See punamütsikene ei tundu seda hunti tegelikult kartvat. Ta justkui teab, millega ta riskib ja läheb ikkagi läbi metsa. Ja mulle tundub, et see on see, mis sind iseloomustab. Siin ma märkan kaarti, mis räägib mingist lõpetamata projektist. Sa oled jätnud midagi pooleli ja see valmistab sulle mingil määral peavalu, muremõtteid. Ja siin all on ka kaart, mis räägib seisakust. Ja kaardi nõuanne on, et kõige tähtsam on otsus vastu võtta. Ei ole õigeid ega valesid otsuseid. Otsus ise aitab sul edasi liikuda. Ehk siis, kui sa muretsed, et sa oled midagi jätnud pooleli või tegemata, siis otsusta ära, kas sa siis teed selle asja lõpuni või sa jätadki selle asja katki. Siis ei ole vaja rohkem ennast vaevata selle pooleli oleva asja pärast, vaid sa oled teinud ära lõpliku otsuse, mis selle asjaga edasi saama hakkab. Et see on asi, mis oleks vaja korda ajada. Siis ma näen siin, et sa oled sisemiselt tegelikult väga palju mõelnud ja arutlenud ja analüüsinud ja sul on sisemine tarkus, kuidas toimetada. Ja võib-olla sellepärast sa seda hunti seal metsas ei kardagi tegelikult. Ja siis on siin üks väga huvitav kaart, mis ütleb, et ole tähelepanelik, saad sõnumi lapselt. See on sulle vajalik sõnum. Mõnikord me saame sõnumeid väga ootamatustest kohtadest. Võib-olla sul on endal lapsed, kes võivad midagi öelda, mis on väga paikapanev või annavad sulle mingisuguse idee, aru saamata, et nad seda üldse ise teadlikult teeksid. Või kui sul endal lapsi ei ole, siis märka neid lapsi kuskil mujal, kes võivad midagi öelda, kas mõnes videos, filmis või tänaval. Sa tunned ära, kui tegu on selle sõnumiga, mida sa pead kuulma. Ruunikaart on päike. Elujõud, hea tervis, edu, õnn, õnnistus, terviklikkus. Väga positiivne kaart. Ja sellest positiivsest elurõõmust räägib ka see kaart, et sinus on seda elusädet, elutarkust, julgust ja tegelikult ka maineküllus armastab sellist energiat, et ka see on sinuga, nagu siit kaartidest näha on. Ja asi siis, millega sa pead hetkel tegelema, on see üks projekt, mille sa oled jätnud unarusse. Et see on praegu siis sõnum,
mille koha pealt sa pead lihtsalt ära otsustama, kas sa tegeled sellega edasi või sa ei tegele sellega edasi. Siis ei ole vaja ka muretseda. Ja kõik on jälle hästi, sest et sul on päike ja tuli. Aitäh sulle ja kohtume järgmises videos. Tere 4. grupp, kui sina valisid selle sõrmuse ja selle väga huvitava kujuga moodustise, siis see lugemine on sulle. Vaatame, mis kaardid sulle täna soovivad jutustada. Sulle on tulnud tühi ruun, mille tähendus on saatus. Ebakindlus, tundmatud tagajärjed, leppimine ja vaimne tähendus on teadmatus. Ehk siis antud hetkel on otsad lahtised mingis küsimuses. Et mis siis täpselt saama hakkab, see ei olegi nii-öelda ära otsustatud veel. Sest sul on alati võimalik valida erinevad rajad. Ja siin on näiteks egokaart, mis räägib, et sind juhib hetkel sinu egoteadvus, sinu soovid ei ole sinu vajadused ega loo hingerahu tunnet sinu sees. Ja siin kõrval on saatana kaart, mis ahvatleb sind mingisugustele sõltuvustegevustele. Sõltuvustegevused võivad olla äärmiselt erinevad. Sul võib olla neid ka mitu. Näiteks on see liigne raha kulutamine mõttetutele asjadele või sõltuvus mõnest inimesest ja tema tähelepanust või lihtsalt sõltuvus tähelepanust või sõltuvus mõnest ainest, olgu see siis seaduslik või ebaseaduslik, suhkur, alkohol või mõni muu aine. See võib olla väga erinev, mis kuju see saatan on just sinu jaoks võtnud. Ja nagu see egokaart ütleb, et sinu soovid ei ole sinu vajadused ega loo hingerahu tunnet sinu sees. Ehk siis need soovid võivad olla sellised egosoovid, mitte südamesoovid. Proovi hakata kuulama, mida su hing ja süda tegelikult hoopis sooviksid. Sest et muidu võib juhtuda, et sa satud kraavi piltlikult öeldes. Aga samas ma näen, et sa oled väga tugev manifesteerija ja kui sa midagi väga tahad, siis sa seda ka saavutad. Aga soovitan siis mõelda, mida su süda soovib ja manifesteerida südame järgi, mitte ego järgi. Sa oled midagi ehitamas siin. Selle kaardi number on 28, mis on raha number. Tõenäoliselt oled sa tüki haaval ehitamas enda materiaalset kindlustatust. Ja siin on meil veel toredad emotsionaalselt laetud armastuse kaardid, mis ennustavad sulle õnnelikku paarisuhet või oled sa selles juba hetkel. Kui ei ole, siis tõenäoliselt peagi oled. Siin on välja tulnud ka kuninga ja kuninganna paar,
mõõkade kuningas ja mõõkade kuninganna. Tõenäoliselt sinu kaaslasega seob sind peale emotsionaalse ühtekuuluvuse ka intellektuaalne sobivus. Kui sul hetkel seda kaaslast ei ole, siis ära muretse. See tõenäoliselt peagi sinuni jõuab. Ja siin all on toetuse kaart. Mine ei ole seal, kus toetatakse kogu sinu olemust, see väestab sind. Ole seal seltskonnas, kus sa tunned, et sa saad olla sina ise. On see su parim sõber, sõbranna, perekond. Sul piisab tegelikult sellest ühest õigest toetavast kaaslasest ja see annab sulle jõudu ja väge. Ja anna sina seda siis vastu ka. Ära ole ainult see, kes võtab. Ja siin lubatakse sulle ka maist küllust veelgi juurde. Kui see lugemine sulle meeldis, siis pane süda, võid ka kommenteerida ja kohtume järgmises videos. Aitäh sulle!